tere ilusat teisipäeva hommikut, kui tore on tagasi olla. Vahepeal ma raamatupidajana tegin neid majandusaasta aruandeid ja siis see armas kolleeg Kaari juhtis neid ampse siin ja Jaanika Mõruga. Nii et tagasi, rõõm on olla ja täna me räägime sotsiaalmeediast. Mul on külas Terje Adele ja kui ma eile vaatasin tema Instagrami kontot, siis ma täitsa jäin sinna scroll ima, sest no nii põnevad videod olid, nii põnevasti üles ehitatud, mul oli huvitav neid vaadata, et mina ise raamatupidajana loon ka sisu. Aga mina teen niimoodi, et ma panen selle kaamera filmima ja ma lihtsalt räägin terve selle siis pool, pool minutit raamatupidamisjuttu ja panen subtiitrid alla ja läheb. Aga nüüd ma mõtlesin, et oi, äkki peaks natukene lisama sinna enda videodele ka vürtsi. Nii et täna ongi teema, et kuidas siis neid luua pilku püüdvaid riilse. Tere tulemast, Terje Adele! Tere hommikust kõigile! Korra küsin kohe ära, kuidas sa leidsid tee sotsiaalmeediani, et igalühel on siin huvitav lugu, et kuidas sina hakkasid üldse neid riilse tegema, sest osad inimesed ei taha üldse nendest midagi kuulda või vähemegi ise teha. No ütleme nii, et 20 aastat toimetamist kogu aeg erinevate ürituskorraldusvaldkondades ja siis 11 aastat juba ettevõtjana on pannud niisugusesse toredasse sundolukorda, kus pead üle elama kõikvõimalikud sotsiaalmeedia revolutsioonid ja siis nendega kaasa minema, et siis enda ettevõtmisi ja asju promoda. ja, ja praegu tõesti need reelsid on tõsiselt teemaks ja õnneks ka vastukaaluks on karussellid nüüd tulnud. Aga hetkel ma olen ise rohkem keskendunud just uue kontoga reelside loomisele, sellepärast et need levivad ka niinimetatud laiemale publikule, et kui karussell on nagu konkreetselt sinu jälgijale ja väga suurt levikut ei tekita, siis Reels on see, mis toob sulle uusi follower'e ja jälgijaid. mul on hea meelde tuletada, et Reels on siis, läheb kaugemale sinu kontost, aga Just, karussell siis püsib, et inimesed, kes on siis sinu kontol juba jõudnud. just. Noh, kindlasti jõuavad karussellid ka teisteni, aga seda siis juba suuremate kontode puhul, et kui sa oled täitsa alustaja, siis tõesti soovitan Reels'e toota ja teha nii palju kui võimalik. kui palju siis? Ütleme nii, et järjepidevus on see püsialus. Ideaalne tõesti oleks igapäevaselt midagi postitada ja teha, aga loomulikult see oleks juba peaaegu et täiskohaga töö mõne jaoks. Aga uuel kontol või väikese jälgijaskonnaga kontol siis vähemalt 3-4 postitust võiks nädalas toimuda. No see juba teeb natukene lihtsamaks asja, ma mõtlesin juba iga päev, et issand. No siin ettekandes ma järjest räägin ka siin, kus ma tegin üks hetk 14 päeva väljakutset ja mis siis sellest välja koorus, et kindlasti nagu mingi moment soovitan seda kõikidel enda jaoks ette võtta, et siis näeb teatud numbreid, näitajaid enda jaoks. Ja praegu just vaatasin, et Kaari ütles ka, ma scroll isin ka Adele kontol ja Grete tervitab meid, Merike tervitab Marili, Tiina, meid on kuulamas 24 inimest, kui põnev väga teema, vahva. nii et asume asja kallale. Väga tore. Aga ma panen siit siis ekraani ka ette ja nii, otsin üles, kus see õige asi on. Ja samal ajal, kui Terje jagab ekraani, siis kindlasti pange enda küsimused siia, Kaari juba küsis ühe küsimuse, nii et jätame hiljem ruumi ka küsimuste jaoks. Ja loomulikult, et võite, ma ise seda chati ei näe, et siis toeta mind, viska need küsimused kiiresti ette, kui jooksvalt tekib, et võib julgelt vahele segada ja kohe küsida, et miski oluline meelest ei lähe, et muidugi see 15 minutit, millest on juba vist 4 kulutatud, on väga, väga kiire minema ja üritan siit niisuguse ülevaate anda, aga Reelside maailm on lai ja põnev, et hakkame siis vaikselt pihta. Niisiis, nagu kiirelt siin mainisin, et Reelsideni tõi mind see, et olen ise ettevõtja, üles ehitanud enda ettevõtja karjääri jooksul 7 brändi, 8 siis hetkel Adele Content näol töös ja 9 idee on küpsemas ja siis terve enda tööelu olengi tegelenud meediamüügi ja turundusega ja selle käigus siis ongi vaja olla sotsiaalmeedias kogu aeg aktiivne
ja ma ei ütle, et ma oleks mingi ekspert, vaid pigem igapäevane praktik ja kes lihtsalt katsetab, teeb ja avastab ja teele content'i siis lõingi selle eesmärgiga, et seda ka teistele jagada, sest ja samamoodi selle läbi ma õpin ise meeletult palju, et kuidas siis paremini teha enda jaoks asju ja mida siis saaksin edasi jagada ja teistmoodi teha. Ja siin palju tööd teen ka AI-ga koostöös ja ka selle koolituse või õpiampsu esmase pildi, mis siin esimesel slaidil panin, kus on 5 kätt mul ja toimetab erinevat moodi, et siis siukseid väikseid vimkasid ma tihti viskan ai-ga sisse. Ja aga ai-d ma kindlasti ei kasuta selleks, et sisu toota, et näiteks ma proovisin, et ütlesin ai-le ette, et pane mulle tänase õpiampsu sisu kokku ja ütleme nii, et see oleks päris kuiv tekst tulnud nagu, kui ma seda oleks üks-ühele kasutanud, et pigem nagu alati ma kasutan enda mõtteid. ai on toetavaks lisajõuks, mõttekaaslaseks ja 5 kätt ei ole tõesti vaja, et minul on ka neid ainult 2, et mingit riili või üldse postitust teha, et piisab tegelikult ainult sinu telefonist ja lihtsalt vaata üle enda telefoni settingud. Siin ühe viimase Reelsi postitusena ma paningi laivi ka selle, et mida saad nagu esimesed 5 sammu ära teha, et su Reelside kvaliteet nagu paraneks. Ja edasine siis juba on sky is the limit, mida ja kuidas sa saad kasutada enda Reelside tegemisel. Mina näiteks kasutan väga palju erinevaid või noh, mitte erinevaid, aga mul on 2-3 statiivi, mis mul on siis lisakätena kasutuses. Et telefoni ei peaks lihtsalt käes hoidma. Ja mida ma Reelside puhul nagu ise tunnen, on see, et või noh, kuidas ma enda jaoks nagu selle lahti mõtestasin, on see, et Reelside tegemine on nagu müük. Et ma ei tea, kes on kunagi müügiga tegelenud, siis on teada tõde see, et kui sa üritad 10 kliendini jõuda, siis ei ole võimalik see, et sa võtad nende 10-ga ühendust ja kõigile müüd. Et 10-st võib-olla sa ühele müüd. Ja samamoodi ka, et kui sa tahadki 10 klienti, siis sa pead läbi helistama 100 näitlikult. Et Reelsidega on täpselt sama teema, et kui sa jääd ootama seda ühte ja perfektset ja et vot see nüüd läheb lendu, sellega ma saan superstaariks või levin hästi paljude inimesteni või leian just selle enda sihtrühma, siis paraku see nii ei ole, et tulebki teha neid palju, postitada tihti ja siis vot nendest 100 Reelsist, okei, ma ei taha nii pessimistlik olla, aga 10 on head, aga tihti nii on ju, et igaüks neist lendu ei lähe ja kui sa neid teed ainult, ma ei tea, kord kuus ühe, siis tõenäosus, et sa jõuad lõpuks enda publikuni, keda sa tahad kaasata, on väga väike. Ehk siis hakka lihtsalt pihta ja õpi tegemise käigus. Siis mul siin enda jaoks oli vahepeal üks väga põnev väljakutse, kus tegin postitusi 14 päeva järjest. Iga päev siis oli eesmärk vähemalt üks postitus teha ja seda siis konkreetselt Adele content kanalil. Ja see andis mulle väga hea ülevaate sellest, et mis siis toimib, kas toimib. Loomulikult nädalad ei pruugi olla vennad, mõni teine nädal, kui ma oleks seda teinud, võib-olla oleks teistmoodi toiminud. Aga see 14 päeva järjest postitamine oli selles suhtes huvitav, et loomulikult, kuidas sa enda mindset'i suudad nagu rakendada sellesse, et mida sa iga päev postitad, kas sul iga päev tuleb see mõte, mida postitada. Vahepeal ei tulnudki, viskasid midagi laivi ja see toimis. Ja teine moment, punnitasid 3 tundi mingit ägedat Reelsi oma arust kokku panna, panid üles ja no ei lähe lendu, ei teki reaktsioone, ei teki mitte midagi ja siis nagu
olidki, et okei, kas ma peakski siis mingit suvalist sisu hakkama postitama või mismoodi, onju. aga tegelikult siis ma ka avastasin, et ajastus on nagu mega oluline, et millal, mis päeval ja mis kujul ma seda asja postitan. ehk siis andis enda jaoks siukse väga hea ülevaate, et mis päevad minu jaoks toimisid ja mis kujul postitused mingil hetkel toimisid. näiteks laupäeval on minu jaoks täiesti pointless postitada. kõik on enda perede ja tegemiste lainel, keegi ei viitsi nagu mõelda mingit asjalikku mõtet ja riilid lihtsalt surevad ära, ütleme nii, onju. Aga väga hea päev on postitamiseks teisipäeval ja näiteks eilegi ma panin hommikul ühe postituse laivi, õhtul teise postituse laivi ja esmaspäeva hommik on jällegi sihuke aeg, kus nagu inimesed on enda tööde, töönädala asjaga nii kimpus, et nad ei istu Instagramis või kus iganes kanalis nad parasjagu võiksid sinu jaoks olemas olla. ehk siis ja teine asi, mis see 14 päeva nagu andis, on see, nagu öeldakse, et tee midagi vähemalt 10 päeva järjest ja sul tekib harjumus. Siis tõesti pärast seda 14 päeva väljakutset oli väga imelik olla, kui sa mingi päev ei postitanud, et natuke nagu tundus, et kas mul on midagi tegemata jäänud, kas ma peaks midagi tegema. et see pani sisse meeletu harjumuse. ja siis, kui sa oled enda kaamera settingud ja siuksed esmased sammud ära teinud, Reelsi niinimetatud salvestamise ettevalmistuseks, siis mõtlesin, et ma annan siuksed 5 sammu, mida põhimõtteliselt sa saad kohe hakata enda Reelsidel rakendama. muidugi see Reelside maailm on nii lai ja võimaluste rohke ja kõik igasugused ai-d ja äpid, mida sa saad kasutada, see on täiesti individuaalne ja võimaluste rohke. aga need 5 asja on need, mis võiks nagu iga riili tegemisel mõneti jälgida. ehk siis praegusel ajal käib sihuke hea võistlus selle üle, et kui kaua sa suudad inimest enda ühe riilsi peal hoida ja esimesed 3 sekundit on see kõige põhjalikum, kõige esimene amps, mille sa pead suutma ette sööta, et inimene üldse jääks sinu videot jälgima. ja selles osas soovitan nagu nõu pidada ai-ga, et kui sul on mingi mõte, mida sa soovid postitada, siis viska talle see ette, küsi, mis võiks olla need hook'id ja hook'id võiks olla mitmetasandilised, et tekstiline, voice iline ja ma ei tea, visuaalne näiteks. siis kindlasti, mida paljud unustavad, on subtiitrid. et subtiitrid võiksid olla igal videol all, sellepärast et enamik inimesi vaatavad ilma helita. mina isiklikult kasutan kas Saabmeet või Saabmagicut. ja lõikateksti, ehk siis kui sa oled mingi video ära teinud, mina salvestan alati niimoodi, et salvestan kogu pika jutu ära ja hiljem lõikan. ja kasutan selleks siis kas Edits, CapCut või Canva äppi, mina isiklikult teen enamik asju Editsiga, see on tasuta. ja speed on siis sihuke tore märksõna, et hoia videos tempot üleval. varsti kohe ka sellest pikemalt ja ajastus siis jälgi enda Instagramis või noh, mis iganes kanalis statistikat, millal on sinu publik laivis ja postita siis. ei ole mõtet postitada öösel, kui enamik inimesi magavad. see reel sureb heas mõttes hommikuks ära, nii palju uut mahtu on peale tulnud, et inimesed lihtsalt ei näe, mida sa postitad. Endal on võib-olla hea, lapsed magavad, hea vaikne tööd teha, postitada, aga jäta postitamine hommikuks. ja nüüd siis nendest samadest 5 sammust sutt pikemaltki. et esimesed need 3 sekundit siis võiksid olla see, mida inimene näeb ja mida inimene kuuleb. et ütle kohe midagi, mis paneb inimest kuulama. et mingi lubadus või ma ei tea, tähelepanek, et neid 3 asja ma elu sees ei teeks.
ja siis nagu inimesel, okei, mis kolme asja ta elu sees ei teeks. ja palun ära alusta ühtegi riili. tere, täna räägin. Who gives F? Sorry. Tere on viisakus väljend, kasuta seda enda vestlustes inimesega laivis, aga videos ja alusta pointist või siis vähemalt sellest, mis annaks selle hooki, et inimene hakkab sinu videot jälgima. Ja loomulikult siis ka see kõik see visuaal, mida ta seal juures näeb, et kas see tekst jookseb sealt kuidagi ekraanilt läbi huvitavalt, kindlasti liigu ekraanis palju, et ei oleks niisugust staatilist tühja ruumi, mis paneks kohe edasi scroll ima. Ja tehnikad siis, mis hoiavadki vaatajat, subtiitrid, nagu mainisin, need valmivad sekunditega, kui sa kasutad õiget äppi. Editsis näiteks ei õnnestu mul eestikeelseid subtiitreid ilusti peale panna, samamoodi CapCut viskab mingid soome keelseid väljendeid või siis üldse soome keeles need eestikeelsed subtiitrid. aga ja praegu Saab.me ja Saab Magic on suutnud väga ilusasti minu eesti keele ära kuulata ja selle subtiitriteks teha. Ja subtiitrid siis hoiavadki seda, et isegi inimene, kui vaatab nagu ilma helita, siis ta saab lugeda ja jälgida seda, mida sa räägid. Ja subtiitrid, kui ta on mul sinna esimesena välja toodud, siis tegelikult lisa videole kõige-kõige viimasena, siis kui sul on kõik muud editid ja asjad tehtud, sellepärast et muidu sa lihtsalt nagu teed mõttetut tööd. Ja lõika siis teksti. Mina alati salvestan video niimoodi ära, et kogu jutu räägin ära, erinevad kaadrid, asjad ja pärast siis lõikan lauseid, mõtteid lühemaks, et pakkuda kogu aeg kaadri vaheldust, et ei oleks niisugune pikk monoloog ja vajadusel siis lisan spiidi, mis siis tähendab seda, et mingid kaadrid, kus ma näiteks liigun, need lõikan nagu videos hetkeks välja, panen kiiruse peale, et lihtsalt inimene ei peaks pool tundi vaatama, kuidas ma üritan nagu kuskile laua taha istuda. Või siis täpselt see, et kui ma olen enda videosi salvestamas, siis ma räägin rahulikult, mõtlen, ma ei kiirusta enda jutu ettelugemisel või esitlemisel ja pärast panen spiidi näiteks 1,2% peale ja ütleme nii, et kuuldavalt seda nagu seal videos tunda ei ole. Kui sa ei pane mingit megaspiidi, siis tuleb minioni hääl. Aga see 1,2 on nagu täpselt sihuke, et su hääl ei moonutu kuidagi ja teksti esitad soravamalt. Ehk siis sind on põnevam kuulata ja jälgida ja jutt ei veni ka väga pikaks. Ja siis veel kord väga suurelt ajastus. Jälgi seda tõesti, et millal sa postitad, mis on sinu need ajaaknad, mis on sinu sihtrühma postitamisele head. Et see ei ole sihuke universaalne, pigem olenebki sinu valdkonnast, et kui sa nagu teed sisu rohkem nagu ettevõtjale, siis pruugivad need äripäevasisesed ajad olla. Kui sa just sihid mingit meelelahutuslikku sisu, siis on õhtused ajad head. Või siis noh, tõesti nagu sihi seda ajastatust vastavalt enda publikule. Mõtle ise, millal sa ise oled aktiivne, millal sa ise kasutad Instagrami kõige rohkem ja ära siis samal ajal scrolli, vaid pigem postita. Et ei ole mõtet postitada magavatele inimestele. Ja ai-d kasuta tõesti mõistlikult, ära anna edasi ai mõtteid, anna edasi ainult enda mõtteid. Sellega sa säilitad autentsuse, vahetuse ja endale iseloomulikkuse. Et kui sa üritad ai teksti hakata ainult esitlema, siis see jääb suhteliselt kuiv ja igaüks saab selle ai-st kätte. Ehk siis kasuta ai-d enda superpower itena, aga superkangelaseks jää ikkagi sina iseenda sisu ja ideedega. Ehk siis 3 kiiret asja, mis siin täna üritasin 15 minuti sisse mahutada, ongi täpselt see, et
alusta kõigepealt ja tee võimalikult palju reelse. Selle käigus sa arened ise nii meeletult kogu aeg, sul tuleb uusi mõtteid, et kui sa jäädki selle esimese reelsi tegemise taha toppama, siis ega need ei hakka lihtsalt ise sündima. kui sa hakkad tegutsema, sul hakkab lõpuks Instagram ka mingeid inspiratsiooniallikaid ette viskama ja katseta, mängi, avasta. See on megapõnev, kui sa üks moment saad sellest nagu sütitatud. Ja siis loomulikult pane rõhku sellele esimesele 3 sekundile algusele, mis hoiaks sinu publikut ja lisa subtiitrid. Ja siis veel kord, kasuta AI-d, aga kasuta teda targalt, jäta enda mõtted ikkagi nendeks esiplaaniks ja fookuseks ja lihtsalt küsi ai käest nõu, et kuidas, mismoodi võiks lahendada. ai võib aidata ka sul niisuguse videoskripti kokku panna, et anda ideid, kuidas sa kaadrivahetusi või midagi taolist võiksid teha. aga lõpuks ole sina ise ja ära kasuta ka ai, ma ei tea, avatare enda näitamiseks. Ehk siis võta kätte ja kohe Reelsi tegema ja vaata Adele kontot Instagramis. Kindlasti seal tänasest postitusest teen või sellest õpiampsust teen pikemalt ampse, kus räägin pikemalt nendest kõikidest võimalustest ja asjadest ja lisan sinna järjest ka kõike muud olulist. nii põnev, Terje. ja Kaari küsibki, et kas sa teed muidu sisu endale või sa pakud ka sisulooja teenust? Tegelikult siiamaani olen väga palju just loonudki enda ettevõtetele. Aga nüüd Adele content loomisega koos ongi tulnud täpselt see, et loon ka sisu teistele ettevõtetele, et siin hiljaaegu on olnud mitu koostööprojekti, näiteks Home for You näol või siis Estluxiga. aga taustal nagu on palju asju, mida teen niimoodi, mis alati minu kontol ei kajastu, et võib-olla ma mingi moment postitan täpsemalt töövoogu sellest, et kuidas näiteks mingeid kodulehti või asju ettevõtetel aitan püsti panna ja kuidas seda sotsiaalmeediat siis hallata. et aga ütleme nii, et selle kaadri taguse näitamine on ka omaette töö ja kogu aeg kaamera ei käi ja siis et seda sisu tuleks nagu meeletult, aga täpselt, et vahepeal pead tööd ka tegema. absoluutselt. ja siin Maali küsib ka, et kui palju sa ai mõtteid või skripti postituste jaoks kasutad? Oleneb, kui mul on endal väga konkreetne visioon ja mõte juba olemas, siis järjest vähem. Kindlasti mingitel hetkedel kasutasin väga palju, aga just ongi täpselt see, et alguse tegemiseks on see väga tugev abiline, ta annab sulle selle idee või nagu vormi ette ja sa saad millegi järgi nagu jälgida, et kuidas midagi üles postitada, aga lõpuks, kui sa teed seda igapäevaselt, siis sul juba hakkab enda visioon ja mõte nii palju jooksma, et pigem sa küsidki lihtsalt nagu, et davai, mul on nagu, ma ei tea, see hukk peas, paku mulle nagu alternatiive, et võib-olla ta siis pakub midagi paremat, mida siis jällegi ma enda järgi ümber sõnastan. jah, ja te kujutad ette, Terje, et Kaari ütles, et okei, ma lähen nüüd ühte oma videot ümber filmima. alustasin ka viisakalt, hei, mina olen, nii et vaata, kui palju sa juba teed meile selle ajaga. fantastiline. Ei, loomulikult on tore neid hei, mina olen postitusi ka teha. Teinekord ongi nagu tutvumise mõttes tore, aga tõesti, kui su iga järgmine postitus algab, et hei, mina siin, siis lõpuks nagu noh, tekib küsimus ja siis, vabandust. ja Kaari ütlebki, et nii et palju nippe. alusta pointist. see on hea mõte jah, et kohe lähed sinna asja kallale. Maali küsib veel ka, et mis on kõige parem reelsi pikkus? See oleneb jällegi nagu, ütleme nii, et mida lühem, seda parem, et siis jälgija aga suudab sind nagu noh, ütleme nii, et kas ta ongi see 3 sekundit on ju, et mingi kiire point öelda või siis nagu 15 sekundit. et tõesti, et ei tekiks seda edasi scrollimise asju. minu enda reelsid on päris pikad, sellepärast et ma annan siukseid how to nippe onju.
et seetõttu ma kasutangi väga palju siukseid silmi haaravaid efekte, kaadrivahetusi, asju, et see ei muutuks monotoonseks. ehk siis mida pikem reel, seda rohkem sa pead mingeid vimkasi sisse viskama, et inimesed nagu viitsiks edasi vaadata. Et levivad paremini jah, lühemad, sihuke 15 kuni 30 sekundit. aga kui sa tahadki, et sul on enda publik juba, kellele sa tahad midagi konkreetselt edasi anda, siis loomulikult on ka need minut-poolteist riilid väga head. aitäh, nii sisukas vastus. Ja Eneli küsib, et kas sul on enda koduleht ka? Hetkel veel ei ole, et kuigi siin ai ja kõigega ja ma olen siin veebikooli kodulehtede koolitusel käinud ja kõik on nagu, võiks teha väga kiirelt tšap-tšarap, aga kuidagi nagu ma ei ole tundnud seda vajadust väga kiirelt selle tegemiseks ja noh, ma ütlengi, et kõike muud tööd on ka nii palju, et see Adele content'i kaudu nagu sisu avamine on nagu sihuke tore lisategevus ja, aga kindlasti sügise plaanidesse, kui siin suve lullilöömised läbi on, siis mõtlesingi, et ma võtan siis selle fantastilise ai-ga kodulehe loomise ette ja teen sellest siis ka ülevaate, et kuidas siis kõik see ai maailmas fantastiliselt toimub, et kui ma siin 7-8 aastat esimesi kodulehti tegin, siis ma ehitasin need nullist käsitsi ja veetsin nädalaid, et mingist WordPressist aru saada, siis tänapäeval on see väga fun juba mõne tunniga püsti asju panna. Jaa, tõepoolest. Aitäh sulle, Terje. Nii kasulik kamps ja mulle nii meeldis, kuidas sa nüüd ülevaatlikult andsidki see, et me saame seda videot veel uuesti vaadata, et Facebooki grupis need videod kaovad ära pärast 30 päeva, aga me loeme need õpiampsud ka meie Youtube'i kanalile, nii et sealt saab uuesti vaadata. väga vahva. Ja Kaari, kes on meil veebikooli assistent ja just vastutab selle kodulehe tegemise õpinädala eest, ütleb ka, et tule augustis uuesti kodulehe õpinädalale, küll ma utsitan, et see leht nüüd lõpuks valmis saaks. samas ma olin sügis, kevad oli meil viimati, kevadisel õpinädalal ja tegelikult selle jooksul ma ühe kodulehe tegin enda ühele ettevõttele ümber, mida ma ütlesin, 2 aastat tagasi olin ehitanud, võiks olla nagu veel modernne leht, aga noh, ma ütlen, need lehed nagu ka hetkel aeguvad nii ruttu, et ühe kodulehe ma õpinädala raames tegin valmis juba. Siis on juba baas on all. ja, et teistele ma olen agar asju tegema, endale ei ole nii agar. Aga see ongi hea, kui tööd on, siis tegelikult sul ei olegi vaja, sinul võib-olla töötabki sotsiaalmeediana mõnedel, et suust suhu see nagu turundus, et tõesti, et kellele mida, et kuhu mõistlik seda aega panna on. just. Aitäh sulle, Terje, ja aitäh meie kuulajatele ka. 27 inimest hetkel laivis kuulamas, et nii tore, et kuulasite lõpuni ja ilusat nädala jätku ja kohtume järgmisel nädalal siinsamas grupis veebikooli ettevõtjatele. aitäh! tšau.